Keila linna kultuuripreemiateni ja sõna on Keila linna volikogu liikmel, Keila linna volikogu kultuurikomisjoni esimehel härra Erki Helsi. Head kultuuriloojad ja kultuurihoidjad. Täna on olnud nii palju maget laineid nii Keila koolis kui ka siin, et raske on uskuda, kui sind kuuldakse. Ilma kultuurita ei ole isiksus mõeldav. Ilma kultuurita ei ole rahvust olemas. Kultuurita rahvas võib olla väga tark ja töökas, kuid ta on ikkagi ahelais ja väeti, pealiskaudne, ükskõikne, minevikuta ja ilmselt ka tulevikuta. Ainult luues ja teiste loomingut hoides, vanemate põlvkondade loomingut säilitades, võib inimene üles leida oma tõelise olemise ja põhjuse. Kultuuril on palju väljendusvorme, kuid seal on alati üks eesmärk: juhendada, kasvatada, õpetada, et inimene oleks veel rohkem inimese moodi. Paraku mulle näib, et käesoleval ajal kultuur ei võidutse. Kõigil on nii kiire, muresid on palju, tööd on palju. Argipäev nõuab tohutuid toimetusi ja asjaajamist ja kes ikka suudab kõige selle taustal jääda oma loo ja näo sarnaseks. Kahju, aga argipäeva koorma tasakaaluks on kultuurile leitud hoopis mugavam alternatiiv. Mis on aseaine kultuuri tarbimisele? Mis on järk-järgult asendamas kultuuri? Eks ikka meelelahutus. Säilitagem sallivus ja olgem avatud kõigele uuele, kuid päris mööda vaadata sellest siiski ei või. Mitte kõik ei ole kultuur, mis selle sildi all meile pakutakse. Kui kultuur loob paremaks inimeseks saamise võimalusi, siis meelelahutus võimaldab viita aega. Ajaviite ja kultuuri vahel on olemuslik erinevus. Isegi kui palju on neid, kes seda tunnistada ei taha. Üks minuvanune noormees üliõpilane pidas vajalikuks ajalehes hiljuti kirjutada, kuidas tema elu on kardinaalselt paremuse poole muutnud. Tema uus, te mõtlete lemmikloom või uus raamat või uus õppeaasta. Ei. Tema elu on kardinaalselt paremuse poole muutnud tema uus mobiiltelefon. Kui tohib, ma tsiteeriksin tema artiklit. Ei kujuta enam oma elu ilma nutitelefonit ette. Saan oma aega nüüd palju mõttekamalt sisustada. Enam ei teki päevas 0 aega, kus ma ei saa mitte midagi teha. Näiteks arstikabineti ukse taga, ühistranspordis, koolis või tööl. Tahame seda või mitte, nutitelefonid on paratamatult tulevik. Ma ei tsiteeri teda nalja pärast. Ma pelgan, et nemad ongi tänane arvamusliidrite põlvkond. Me elame maailmas, kus nutitelefonid on asendamas raamatuid. Kluvidesse ei mahuta ära, kuid muuseumisse satutakse harva. Rõõm, mida pakub hea seltskond, asendatakse üha sagedamini sellega, mida pakub mõrkjas vein. Õigemini, seltskond ja vein on hakanud käima käsikäes ja see tundub paljudele väga normaalne. Sport on väga populaarne, jumal tänatud, aga kõige populaarsem spordiala on ikkagi tugitoolisport. Elame maailmas, kus televiisorit sisse lülitades hakkab kohe piinlik, mistõttu mulle meeldib mõelda, et mitte meie ei vaata telekat, vaid telekas vaatab meid. Noored neiud on hakanud vanduma nagu murdeas poisid ja täiskasvanud mehed on hakanud värvima küüsi. Ma ei taha jätta muljet, nagu käiks see meie kõigi kokku, nagu see oleks üleüldine. Loomulikult mitte, ma liialdan. Kuid ma tahan lihtsalt jagada teiega oma muret, kui üha rohkem tegeletakse ajaviitega ja lahutatakse meelt
ja üha vähemaks jääb aega sellele kultuurile, mida meie täna tähistama oleme tulnud. Aga eelneva pärast olemegi täna siin. Sestap olemegi tulnud tähistama Eesti Vabariigi sünnipäeva kõrval ka Eesti ja kogu maailma kultuuri. Kuni teie, kultuuriloojad ja hoidjad, teete oma tööd, siis võib minu pessimism kultuurituse võidutsemisest olla, kui mitte põhjendamatu, siis vähemalt liialdatud. Aitäh, õpetaja, kes sa oled pühendanud oma elu noortele. Sinu sõnad väljenduvad meie põlvkonna tegudes. Aitäh, sportlane ja treener, et tõestad, et inimvõimetel ei ole piire ja et vaim peaks valitsema keha, mitte keha vaimu üle. Aitäh, kirjanik, kes sa meie elulood jäädvustad tulevastele põlvedele vaagimiseks. Aitäh, muusik, et läbi su lugude ja laulude jõuab meieni harmoonia. Aitäh, kunstnik, tänu kellele saab ka kõige mustem päev mõtteid täis. Tõesti, kaunid kunstid ümbritsevad meid, kui vaid oskame nende inimeste tööd märgata. Aitäh ka sulle, kes sa nende inimeste tööd meeles pead ja märkad ja kes sa täna oled tulnud siia, et üheskoos tähistada vaimselt rikaste inimeste triumfi. Austatud kultuuriloojad ja kultuurihoidjad, kuni te olete pühendanud oma tööle, on mul usk, et ükskord võidutseb kultuur niikuinii. Keila linna nimel aitäh teile! Austatud siinviibijad, et veel hoida pinget ja et tunnustada kõiki, kes seda väärivad, siis alustaksime sellega, et anname kätte väikese meene ja tunnustuse selleaastastele nominentidele. Keila linna kultuuripreemia nominent Mirko Moisaar. Taastub ilmselt vigastusest või on treeningvõistlustel lemku. Keila linna kultuuripreemia nominent Karmo Tihanen. Täna on nii palju magetlaineid ja elektroonikaviperus, et ilmselt Karmo on tegeleb meelenahutusmaailmaga. Kultuuripreemia nominent Karmo Tihanen. Vabandust, Ülle Lindus. Kultuuripreemia nominent Mairos Kala. Kultuuripreemia nominent Siri Aia. Kultuuripreemia nominent Koidula Kohver. Ja viimaks kultuuripreemia nominent
Tõnu Toomsalu.